tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Täna olen tulnud sellisesse asulasse nagu Jõesuu Pärnu maakonnas. See asula on omapärane selle poolest, et siin kohtuvad Pärnu ja Navesti jõgi, ehk siis Navesti jõgi suubub Pärnu jõkke. Aga see nädalavahetus on ka siin toimumas midagi omapärast. Nimelt siit läbib Türi-Tori jõe maraton. Ja siin selja taga on mul ka siis näha ühed liikumas. Aga vaatan veel, mis siin põnevat on. See siis on Navesti jõe peal olev sild. Navesti jõgi tuleb ja saab kokku Pärnu jõega, mis siis tuleb siit poolt. Ja vaatame Pärnu jõgi. Vaatame sinnapoole, siis siin paistab Jõesuu rippsild. Rippsild siis ise on selline, mis on nii-öelda alt lahti, et kui sa astud peale, siis see liigub. Ennem oli siin majas nii külakohvik kui pood, siis nüüdseks on järgi jäänud külakohvik. Kahjuks siis pood ei tasunud ennast ära. Eks see ole nende maakohtadega, et vaikselt hääpood. Ehmatasin ennast poolsurnuks. Peaaegu oleks nastikule peale astunud. Aga ta on nüüd sellest saati siin täiesti vaikt olnud või liikumatult olnud. Huvitav, kas ta ikka on elus või? No, limpsas keelt ja ikka on elus. Rõõm on näha armsaid korda tehtud maju. See konkreetselt on raamatulaenutus. Maja kõrval on õuemängude kast. Hetkel see oli küll tühi, aga suvel täitsa hea. Laenutad siit mängu ja paned pärast kappi tagasi. Jõesuus on ka Tori siidetalu. Et kui soovida maista enda toodangut, siis siin samas Jõesuu külakohvikus on võimalik seda teha. Kui esialgu arvasin, et autod maantee ääres on kaasajalad Türi-Tori võistlusele, siis selgub, et suuremas osas on tegu kalameestega hoopis. Pole ka ju imestada, kui aastal 2019 Sindi pais lammutati, on kalavarud Pärnu jões ja tema harujõgedes suurenenud. Mis kala siit võib saada? Ilmselt jõesilmu, särge ja vimba. Navesti jõe kaldal on ka tohutult palju siniseid kevadlille. Mis need täpselt on siit muidugi raske öelda. See kalda pealne on siin jõe ääres ka väga ilus. Kalamehe paat ja sild ka üle Navesti jõe ja siis eemal paistab siis see koht, kus ühendub Pärnu jõega. Sellega ma hakkan siit Jõesuust lõpetama. Kindlasti külastage Eesti väikeasulaid, käige poes või kohvikus seal, et kohalikku elu toetada. Siin Jõesuus on praegu just eriti ilus, kuna puudellehti pole ning ilus vaade avaneb jõele ja jõekallastele. Minu poolt kõik ja näeme õues!